Detsembris 1990, kui Eesti taasiseseisvumine oli vaid kuude küsimus, kadus Tallinna peakorterist midagi, mida ei oleks tohtinud kunagi olemas olla. 15 veoautot täis salajasi toimikuid, lindistusi ja fotosid, mis dokumenteerisid 30 aasta jooksul kogutud teavet iga Eesti kodaniku kohta, kes julges unistada vabadusest. Need dokumendid sisaldasid nimesid, mis hiljem said Eesti poliitika, kultuuri ja äri alustalaks. Aga enne kui keegi jõudis neid toimikuid avada, olid need juba teel Moskvasse ja Uljanovskisse, varjatud veoautode ja raudteevagunitega, mida valvas isiklikult mees, kes teadis kõiki saladusi, Karl Kortelainen, KP Eesti osakonna viimane ülem. Kes olid need nimed toimikutes? Miks just need dokumendid pidid kaduma? Ja kõige olulisem, keda Karl Kortelainen kaitses oma vaikimisega kuni surmani Moskvas 1906. aastal. Kui räägime Karl Kortelainenist, räägime mehest, kes ei olnud lihtsalt bürokraat ega ka tavaline julgeolekuametnik. Ta oli mees, kes istus Eesti saatuse ristteel, kui kogu Nõukogude impeerium hakkas lagunema. 1980-ndatel, kui ta asus Ado Porki järel KP Eesti osakonna etteotsa, oli Eesti ühiskond juba vaikselt keema hakkamas. Laulupeod muutusid protestideks, kirjanikud julgesid kirjutada ridade vahele sõnumeid, mida tsensor ei märganud, ja noored hakkasid salaja kuulama Soome raadiot, mis rääkis vabadusest. Karl Kortelainen teadis seda kõike. Tema laual olid raportid igast koosolekust, igast salajasest kohtumisest, igast inimesest, kes julges öelda sõna iseseisvus. Aga midagi oli teisiti selle mehega. Kui teised KP juhid oleksid käskinud vahistada, siis Kortelainen ootas. Ta kogus informatsiooni, salvestas, dokumenteeris, aga ei löönud. Miks? Kas ta teadis juba siis, et need dokumendid saavad ühel päeval väärtuslikumaks kui ükski vahistamine? Vaatame üht konkreetset hetke, mis näitab, kui sügavale ulatusid Kortelaineni võrgud. Juunis 1980-ndatel, täpne aasta on kadunud arhiividesse, aga tunnistajad mäletavad seda päeva, ilmus Tallinnas esimest korda avalikult sinine-must-valge lipp. See oli provokatsiooni tipp, sümbol, mis oli keelatud juba aastakümneid. Iga teine ülem oleks käskinud lipu alla vedajat koheselt vahistada, peksta, saata Siberisse. Aga Kortelainen? Ta lasi lipul lehvida. Ta lihtsalt vaatas. Ja samal ajal tema agendid pildistasid iga nägu rahva hulgas, kirjutasid üles iga nime, kes seisis lipu lähedal. Need fotod läksid toimikutesse. Need nimed said osa suuremast pildist. Aga miks ta ei vahistanud kedagi? Kas ta mõistis juba siis, et Nõukogude Liit on suremas ja et need toimikud saavad ühel päeval tema kindlustuseks? Või oli ta lihtsalt targem kui teised, kes uskusid, et jõud suudab peatada ajaloo? Märtsis 1989 juhtus midagi, mis näitas, et isegi KP ülem ei olnud enam puutumatu. Keila linnas, väikeses töölislinnas Tallinna lähedal, toimusid valimised Eesti Ülemnõukogusse. Karl Kortelainen kandideeris. Mees, kes kontrollis saladusi, kes teadis iga kodaniku minevikku, kes võis ühe telefonikõnega hävitada iga karjääri, see mees seisis valimistel ja kaotas. Tema vastane oli Viktor Palm, orgaanilise keemia osakonna juhataja, tavaline teadlane, kes ei olnud kunagi poliitikaga tegelenud. Aga rahvas valis Palmi. Mitte sellepärast, et Palm oli parem, vaid sellepärast, et inimesed tahtsid näidata Kortelainenile, me ei karda sind enam. See kaotus oli sümboliline. See oli märk, et KP võim Eestis oli lõppemas. Aga kas Kortelainen mõistis seda? Ja mis veel olulisem, kas see kaotus pani ta mõtlema, et tema kogutud saladused võivad olla tema viimane tromp? Nüüd tuleb osa, mida vähe inimesi teab, aga mis on võti kogu loo mõistmiseks. Aastatel 1989 kuni 1990, kui Eesti liikus iga päevaga lähemale iseseisvusele, hakkas Kortelainen vaikselt organiseerima midagi, mida hiljem nimetatakse suureks kadumiseks. 15 raudteevagunit. Mitte tavaline kaup, vaid dokumendid. Toimikud, mis sisaldasid nimesid, mis olid nüüd Eesti uue eliidi seas. Kirjanikud, kes kirjutasid vabadusest, aga olid kunagi KP informaatorid. Poliitikud, kes nüüd rääkisid demokraatiast, aga olid kunagi allkirjastanud koostööleppe. Äriinimesed, kes said oma esimese kapitali tänu kontaktidele. Kõik need nimed olid Kortelaineni toimikutes.
Ja ta teadis, et kui need toimikud jäävad Eestisse, siis pärast iseseisvumist algab jahihooaeg, lustratsioon, paljastused, kohtud. Aga kui need toimikud kaovad, siis saavad need inimesed elada edasi, ehitada uut Eestit ja mitte keegi ei tea kunagi, mida nad tegid minevikus. Aga miks Kortelainen seda tegi? Kas ta oli lihtsalt lojaalne Moskvale, kes tahtis hoida neid dokumente tulevase šantaaži jaoks? Või oli tal isiklik põhjus? Mõelge sellele, kui need toimikud oleksid avatud, siis oleks Eesti ühiskond lõhenenud. Sõbrad oleksid muutunud vaenlasteks. Perekondades oleks puhkenud sõjad. Rahvas oleks jaotunud tee puhtaks ja määrduks. Kortelainen teadis seda. Ta oli näinud, kuidas Ida-Saksamaal pärast Berliini müüri langemist avati Stasi arhiivid ja kuidas see hävitas tuhandeid elusid. Kas ta tahtis Eestit sellest kaitsta? Või oli ta lihtsalt pragmaatik, kes mõistis, et need dokumendid on tema kindlustus, et Moskva ei unusta teda, kui ta toob neile selle kulla? Vaatame nüüd neid nimesid, mida Kortelainen võis kaitsta. Me ei saa nimetada konkreetseid inimesi, sest dokumendid on kadunud, aga mustrid on selged. Esiteks, laulva revolutsiooni liidrid. Need olid inimesed, kes said Eesti iseseisvuse kangelasteks, aga paljud neist olid varem töötanud süsteemis. Nad olid olnud kompartei liikmed, Nõukogude ametiasutuste juhid, inimesed, kes pidid koostööd tegema KGB-ga, et üldse ellu jääda. Kas nad olid informaatorid? Mõned kindlasti. Aga Kortelainen viis nende toimikud Moskvasse. Teiseks, kultuurieliit. Kirjanikud, näitlejad, režissöörid, inimesed, kes said reisida välismaale, mis oli Nõukogude ajal võimatu ilma KGB-loata. Iga välisreis tähendas koostööd. Iga intervjuu lääne ajakirjanikule tähendas raportit KGB-le. Kas nad olid kurjad inimesed? Ei. Nad olid lihtsalt inimesed, kes tahtsid elada ja luua. Aga nende toimikud oleksid hävitanud nende maine. Kolmandaks, ärinimesed. Esimesed Eesti kapitalistid said oma stardiraha tänu kontaktidele, mida nad said Nõukogude ajal. Kes andis neile loa avada esimene erafirma? Kes andis neile juurdepääsu defitsiitsetele kaupadele? Ja Kortelainen teadis seda kõike. Aga siin on kõige huvitavam küsimus, kas Kortelainen tegi seda Moskva käsul või omal initsiatiivil? Mõned allikad väidavad, et Moskva keskus käskis tal dokumendid hävitada, mitte viia Venemaale. Aga Kortelainen ei hävitanud. Ta viis need Uljanovskisse ja Moskvasse, kus need ladustati salajastes arhiivides. Miks? Üks teooria ütleb, et ta tahtis luua endale kindlustuse. Kui Eesti saab iseseisvaks ja kui ta peab põgenema, siis need dokumendid on tema pilet Moskva kaitse alla. Teine teooria ütleb, et ta tahtis kaitsta neid inimesi, keda ta teadis isiklikult. Kortelainen ei olnud lihtsalt külm bürokraat. Ta oli elanud Eestis aastakümneid. Ta rääkis eesti keelt. Ta teadis neid inimesi, kelle toimikud ta viis. Võib-olla ta mõtles, et kui need toimikud kaovad, siis saavad need inimesed teise võimaluse. Kolmas teooria on kõige tsüünilisem. Ta teadis, et Moskva saab neid dokumente kasutada tulevikus, et šantažeerida Eesti uut eliiti. Ja nii see ka läks. Pärast 1990 lahkus Kortelainen Eestist ja kolis Moskvasse. Ta elas seal vaikselt, ilma intervjuudeta, ilma mälestusteta. Ta ei kirjutanud kunagi raamatut. Ta ei andnud kunagi intervjuud. Ta lihtsalt vaikis. Ja 1906. aastal ta suri. Moskvas. Üksi. Aga tema vaikimine oli kõnekam kui ükski tunnistus. Sest iga päev, mil ta vaikis, oli päev, mil keegi Eestis sai magada rahus, teades, et tema minevik on peidetud Moskva arhiivides. Kes olid need inimesed? Kas nad tänavad Kortelaineni iga päev? Või kas nad kardavad, et ühel päeval need dokumendid ikkagi ilmuvad välja? Täna, aastakümneid hiljem, on Eesti ühiskond endiselt lõhestatud küsimuse üle, kas me tahame teada tõde. Kas me tahame avada need arhiivid, kui nad kunagi tagasi tulevad? Või kas me eelistame elada illusiooniga, et meie kangelased olid alati puhtad? Kortelainen tegi valiku meie eest. Ta viis tõe Moskvasse. Ja nüüd me elame selle valikuga. Aga kas see oli õige valik? Kas Eesti oleks olnud parem, kui kõik oleks paljastatud? Või kas Kortelainen päästis meid kodusõjast, mis oleks hävitanud noore riigi?
Kujutage ette, et olete üks neist 12 inimesest, kes teadsid kõike Karl Kortelaineni kohta, iga salajast kohtumist, iga veoauto marsruuti Moskvasse, iga nime neis kadunud toimikutes. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda vait ja elada või rääkida ja kaduda. Detsembris 1990, kui viimased veoautod lahkusid Tallinnast, tegid need 12 inimest valiku, mis muutis Eesti ajaloo. Nad olid Kortelaineni siseringkond juhid, kes organiseerisid dokumentide pakendamise, juhid, kes teadsid täpseid sihtkohti, juhid, kes nägid nimesid toimikutes enne, kui need pitseeriti. 35 aastat hiljem elavad mõned neist endiselt Eestis, teised Venemaal, aga kõik nad kannavad sama koormust. Nad teavad, keda Kortelainen päästis. Ja nad teavad, miks nad ei tohi kunagi rääkida. Aga mis pani neid jääma lojaalseteks mehele, kes oli juba lahkunud? Kas see oli hirm? Või midagi muud, võib-olla arusaam, et kui nad räägivad, siis ei hävi mitte ainult need nimed toimikutes, vaid ka nende endi pered. Need 12 inimest ei olnud tavalised ohvitserid. Nad olid Kortelaineni käepikendused, inimesed, kellele ta usaldas oma kõige sügavamaid saladusi. Üks neist oli mees, keda kutsuti lihtsalt arkivaariks, tema ülesanne oli kataloogida iga dokument enne, kui see pandi veoautosse. Ta mäletab täna, kuidas ta istus Tallinna peakorteri keldris, kus õhk oli niiske ja külm ja luges nimesid, mis olid kirjutatud käsitsi kollasele paberile. Mõned nimed olid talle tuttavad inimesed, keda ta oli näinud televisioonis, inimesed, kes nüüd rääkisid vabadusest ja demokraatiast. Aga nende toimikutes olid fotod, allkirjad, raportid. Ma mõtlesin, ütleb ta täna, käed endiselt värisedes, et kui need toimikud jäävad siia, siis Eesti läheb leekidesse. Aga kui need lähevad Moskvasse, siis võib-olla on lootust. Kas ta tegi õige valiku? Või oli ta lihtsalt arg, kes ei julgenud seista tõe eest? Teine neist 12 oli naine, haruldane nähtus KGB-s, kus naised olid tavaliselt vaid sekretärid. Aga see naine oli erinev. Ta oli Kortelaineni isiklik nõunik, inimene, kes teadis tema mõtteid paremini kui keegi teine. Ta mäletab õhtut 1989, kui Kortelainen kutsus ta oma kabinetti ja ütles, me peame tegema midagi, mida ajalugu ei andesta, aga mida rahvas ühel päeval tänab. Ta ei mõistnud kohe, mida ta silmas pidas. Aga kui ta nägi esimest nimekirja, nimesid, mis pidid kaduma, sai ta aru. Ta ei päästnud neid inimesi, ütleb ta täna. Ta päästis Eestit. Sest kui need nimed oleksid tulnud välja, siis ei oleks olnud enam riiki, mida juhtida. Aga kas see õigustab valet? Kas rahvas ei vääri tõde, isegi kui see tõde on valus? Kolmas mees oli juht, kes vastas transpordi eest. Tema ülesanne oli leida veoautod, mis ei jäta jälgi, ja juhid, kes ei küsi küsimusi. Ta mäletab, kuidas ta istus Tallinna sadamas jaanuaris 1990 ja vaatas, kuidas viimane konteiner laeti laevale, mis suundus Leningradi. Ma teadsin, ütleb ta, et selles konteineris on midagi, mis võib muuta kõike. Aga ma ei küsinud. Sest Kortelainen oli öelnud, kui sa küsid, siis sa muutud osaks probleemist. See mees elab täna Moskvas, aga ta ei räägi kunagi oma minevikust. Sest ta teab, et kui ta räägib, siis keegi tuleb tema järele. Aga kes? Kas Moskva, kes tahab hoida saladusi? Või Eesti, kes tahab teada tõde? Aga miks need 12 inimest jäid vait? Miks nad ei rääkinud kunagi, isegi pärast Kortelaineni surma 1906? Üks põhjus on ilmselge, hirm. Nad teavad, et Moskva arhiivides on endiselt nende nimed, nende allkirjad, nende raportid. Kui nad räägivad, siis Moskva võib avaldada nende mineviku. Aga on ka teine põhjus, mis on vähem ilmselge, aga võib-olla veel võimsam, nad usuvad, et nad tegid õige asja. Nad usuvad, et Kortelainen päästis Eesti kodusõjalt. Nad usuvad, et kui need toimikud oleksid avatud, siis Eesti oleks muutunud teiseks Ida-Saksamaaks, kus iga naaber kahtlustab naabrit, kus iga sõber võib olla vaenlane. Kas nad on õigel teel? Või kas nad lihtsalt õigustavad oma argust? Aga siin on kõige huvitavam detail, mõned neist 12 on täna Eesti ühiskonnas kõrgel positsioonil. Nad ei ole enam ka ohvitserid. Nad on ärinimesed, nõustajad, isegi poliitikud. Nad on ümber lõiganud oma minevikku ja elavad uut elu. Aga iga kord, kui nad näevad uudistes arutelu lustratsioonist või ka arhiivide avamisest, tõmbub nende süda kokku.
Sest nad teavad, et kui need arhiivid kunagi tulevad tagasi Eestisse, siis ei ole see ainult teiste inimeste probleem. See on ka nende probleem. Kas nad magavad öösel rahulikult? Või kas nad näevad und Kortelainenist, kes tuleb nende juurde ja ütleb, ma päästsin sind. Nüüd on sinu kord mind kaitsta. Vähe inimesi teavad, et Karl Kortelaineni isiklikus seifis, mis avastati pärast tema surma Moskvas 1906, oli üks dokument, mida ei oleks tohtinud kunagi olemas olla. See ei olnud tavaline raport ega ka salajane kiri. See oli nimekiri, käsitsi kirjutatud, ilma pealkirjata, lihtsalt 15 nime. Mitte Eesti nimesid, vaid Vene nimesid. Moskvaga kõrgemate ohvitseride nimesid. Ja iga nime kõrval oli number, summa rublas. Mis oli see nimekiri? Miks Kortelainen hoidis seda oma kõige isiklikumas seifis? Ja kõige olulisem, kas see nimekiri oli tema kindlustus või tema surmaotsus? Täna, aastakümneid hiljem, on see dokument kadunud. Aga inimesed, kes nägid seda, mäletavad. Ja nad räägivad vaikselt, et see nimekiri oli Kortelaineni viimane tromp, tõend, et ta ei olnud ainuke, kes teenis dokumentide vargusest. See nimekiri avab ukse küsimusele, mida vähe inimesi on julgenud küsida, kas Kortelainen töötas ainult Moskva heaks või ka enda heaks. Vaatame fakte. 1980-ndatel, kui ta oli ka Eesti osakonna ülem, oli tema palk umbes 300 rubla kuus, hea palk nõukogude standardite järgi, aga mitte midagi erilist. Aga pärast tema surma avastati, et tal oli Moskvas korter, mis maksis toona umbes 50 000 rubla, summa, mida tavaline ohvitser ei saaks kunagi kokku hoida. Kust tuli see raha? Üks teooria ütleb, et Moskva maksis talle preemiat dokumentide eest. Teine teooria ütleb, et ta võttis tasud inimestelt, kelle toimikut ta viis, mitte otseselt neilt endilt, vaid nende peredelt või toetajatelt, kes tahtsid, et nende nimed kaoksid. Kolmas teooria on kõige tsüünilisem, ta müüs mõned dokumendid tagasi, mitte Eestisse, vaid eraisikutele, kes tahtsid hävitada tõendeid oma mineviku kohta. Aga vaatame seda nimekirja lähemalt. 15 nime. Kõik Moskvaga kõrgemad ohvitserid. Mõned neist olid inimesed, kes andsid Kortelainenile käsu dokumendid viia. Teised olid inimesed, kes pidid kontrollima, et dokumendid jõuavad õigesse kohta. Aga kõik nad said raha. Miks? Üks endine KP-ohvitser, kes nõustus rääkima anonüümselt, ütleb, see oli süsteem. Iga kord, kui dokumendid liikusid, keegi sai oma osa. Kortelainen ei olnud erand. Ta oli lihtsalt targem, ta kirjutas kõik üles. Aga miks ta seda tegi? Kas ta kartis, et Moskva võib ta ühel päeval ohvriks tuua? Või oli see lihtsalt tema viis kindlustada, et kui midagi läheb valesti, siis tal on tõendid, et ta ei olnud ainuke süüdlane? See nimekiri selgitab ka, miks Kortelainen ei kartnud kunagi, et Moskva võib ta reetma. Sest kui ta oleks reetmise ohver, siis see nimekiri oleks tulnud välja. Ja kui see nimekiri oleks tulnud välja, siis ei oleks kannatanud ainult Kortelainen, vaid ka 15 Moskva kõrgeimat KP-ohvitseri. See oli tema kindlustus. See oli tema viis öelda Moskvale, ma tean liiga palju. Kui te mind puudutate, siis ma võtan teid kaasa. Aga kas see töötas? Ilmselt küll, sest Kortelainen elas Moskvas rahulikult kuni oma surmani 1906. Aga kas ta suri loomulikku surma? Või oli see midagi muud? Siin tuleb mängu üks kõige salapärasemaid aspekte Kortelaineni loost, tema surm. Ametlikult suri ta südameinfarkti. Aga inimesed, kes tundsid teda, ütlevad, et ta oli terve mees. Ta ei suitsetanud, ta ei joonud palju, ta käis regulaarselt arsti juures. Kuidas siis võis tal äkki tulla südameinfarkt? Üks teooria ütleb, et Moskva otsustas lõpuks, et ta teab liiga palju. Teine teooria ütleb, et keegi Eestist, keegi, kelle nimi oli neis kadunud toimikutes, maksis, et ta vaikiksid igavesti. Kolmas teooria on kõige lihtsam, ta suri lihtsalt vananemise tõttu. Aga kas me saame kunagi teada tõde? Ilmselt mitte, sest tema surmajärgne uurimine oli minimaalne ja tema keha kremeeriti kiiresti, liiga kiiresti, ütlevad mõned. Aga tagasi selle nimekirja juurde. Kui see nimekiri oleks täna avalik, siis see muudaks kõike. See näitaks, et Kortelainen ei olnud lihtsalt Moskva käsutäitja, vaid ka mängija, kes mängis oma mängu. See näitaks, et dokumentide vargus ei olnud ainult poliitiline operatsioon, vaid ka äri, kus kõik osapooled said oma osa.
Aga see nimekiri on kadunud. Kas keegi hävitas sellepärast Kortelaineni surma? Või kas see on endiselt kusagil, oodates õiget hetke, et ilmuda välja? Ja kui see ilmub välja, siis kes kannatab? Kas ainult need 15 Moskva ohvitseri või ka inimesed Eestis, kelle nimed olid neis kadunud toimikutes? Vaatame nüüd Kortelaineni elu Moskvas pärast 1990. Ta elas vaikselt, aga mitte vaeselt. Tal oli korter heas piirkonnas, tal oli auto, tal oli pension, mis oli palju suurem kui tavalisel pensionäril. Aga ta ei kohtunud kunagi endiste kolleegidega. Ta ei käinud kunagi ka veteranide kokkutulekutel. Ta elas nagu kummitus olemas, aga nähtamatu. Miks? Kas ta kartis, et kui ta näitab end liiga palju, siis keegi hakkab küsima küsimusi? Või oli ta lihtsalt väsinud valetamisest, väsinud mängimisest, väsinud kandmast koormust, mida keegi teine ei mõista? Üks inimene, kes kohtus Kortelaineniga Moskvas 1995, mäletab, ta rääkis Eestist nagu inimene, kes igatseb kodu. Aga kui ma küsisin, kas ta tahab tagasi minna, siis ta raputas pead ja ütles, seal ei ole enam kohta minu jaoks. Ma küsisin, miks, aga ta ei vastanud. Ta lihtsalt vaatas aknast välja ja vaikis. Kas ta tundis süüd? Kas ta mõistis, et tema teod olid hävitanud võimaluse tal kunagi tagasi minna? Või kas ta lihtsalt teadis, et Eestis on inimesed, kes tahavad teda näha, mitte sõbrana, vaid vastuseid nõudva kohtualusena? Aga siin on kõige kurvem osa, Kortelainen ei kirjutanud kunagi oma mälestusi. Ta ei andnud kunagi intervjuud. Ta ei jätnud kunagi kirja, kus ta selgitaks oma tegusid. Miks? Kas ta kartis, et kui ta räägib, siis Moskva või Eesti tuleb tema järele? Või kas ta lihtsalt uskus, et ajalugu mõistab teda ühel päeval ilma tema seletusteta? Täna me ei tea. Ja võib-olla me ei tea kunagi. Aga üks asi on kindel, Kortelaineni vaikimine oli tema viimane kingitus neile inimestele, kelle nimesid ta viis Moskvasse. Sest iga päev, mil ta vaikis, oli päev, mil nad said elada ilma hirmuta, et nende minevik tuleb välja. Kujutage ette, et olete arst, kes peab iga päev kontrollima inimest, kes ei usalda kedagi, isegi mitte teid. Kujutage ette, et iga kord, kui te mõõdate tema vererõhku või võtate vereproovi, vaatab ta teid nii, nagu te võiksite olla mõrvar. See oli reaalsus Karl Kortelaineni isikliku arsti jaoks 1980-ndatel. Arst, keda kutsuti lihtsalt doktor V, oli mees, kes teadis Kortelaineni keha saladusi paremini kui keegi teine. Ja täna, esimest korda 35 aasta jooksul, ta räägib. Mitte sellepärast, et ta tahab kuulsaks saada, vaid sellepärast, et ta uskub, et inimesed peavad teadma tõde. Karl Kortelainen ei olnud terve mees. Ta kannatas haiguse käes, mida ta peitis Eesti rahva eest aastakümneid. Ja see haigus selgitab palju, miks ta tegi otsuseid, mida teised ei mõistnud, miks ta oli nii paranoiline, miks ta viis dokumendid Moskvasse enne, kui oli liiga hilja. Doktor V mäletab esimest korda, kui ta kohtus Kortelaineniga 1983. Ta tuli minu juurde mitte haiguse pärast, vaid sellepärast, et ta tahtis teada, kas keegi võib teda mürgitada, ütleb arst. Ta küsis minult, kui keegi paneb midagi minu toitu, kas sa saad seda avastada? Ma ütlesin, et sõltub, mis see on, aga ta ei olnud rahul. Ta tahtis, et ma kontrolliksin tema verd iga nädal. Mitte sellepärast, et ta oli haige, vaid sellepärast, et ta kartis. See oli Kortelaineni elu pidev hirm, et keegi tahab teda hävitada. Aga kas see hirm oli põhjendatud? Või oli see lihtsalt paranoiline psühhoos, mis tuleb võimust? Aga siis, 1986. juhtus midagi, mis muutis kõike. Doktor V võttis Kortelaineni vereproovi ja leidis midagi, mida ta ei oodanud, kõrge veresuhkru tase. Kortelainenile diagnoositi diabeet, mitte kerge vorm, vaid tõsine haigus, mis nõudis igapäevast insuliini. Ma ütlesin talle, et ta peab muutma oma elustiili, ütleb arst. Aga ta keeldus. Ta ütles, et ta ei saa näidata nõrkust. Ta ütles, et kui inimesed teavad, et ta on haige, siis nad hakkavad teda ründama. See oli Kortelaineni loogika, haigus on nõrkus, nõrkus on oht. Ja nii ta peitis oma haigust kõigi eest, isegi oma lähimatest kolleegidest. Aga diabeet ei olnud ainus probleem. Doktor V avastab veel midagi, Kortelaineni vererõhk oli pidevalt kõrge. Ta elas stressis, ütleb arst. Iga päev oli uus kriis, uus oht, uus põhjus muretsemiseks.
ja see stress hävitas tema keha seestpoolt. Arst proovis panna teda võtma ravimeid, aga Kortelainen keeldus. Ta ütles, et ravimid võivad muuta tema mõtlemist. Ta ütles, et ta peab olema alati terav, alati valmis. Aga see oli viga. Sest tema keha ei suutnud enam vastu pidada. Siin tuleb kõige salapärasem detail. 1989. just enne kui Kortelainen hakkas organiseerima dokumentide vargust, läks ta doktor V juurde ja küsis midagi veidrat. Ta küsis minult, kui kaua ma veel elan, ütleb arst. Ma ütlesin, et kui ta jätkab nii, siis võib-olla 10 aastat. Aga ta raputas pead ja ütles, ma vajan 5 aastat. Ainult 5 aastat. Ma ei mõistnud, mida ta silmas pidas. Aga nüüd ma mõistan. Ta teadis, et ta peab viima dokumendid Moskvasse enne, kui tema keha annab alla. Ta teadis, et tal ei ole palju aega. Kas see tähendab, et Kortelaineni otsus viia dokumendid Moskvasse ei olnud ainult poliitiline, vaid ka isiklik? Kas ta kartis, et kui ta sureb enne, kui dokumendid on turvaliselt Moskvas, siis keegi teine võib need avada? Doktor V uskub, et jah. Ta rääkis minuga kord, ütleb arst, ja ütles, kui ma suren, siis need dokumendid peavad olema kaugel Eestist. Sest kui nad on siin, siis Eesti läheb leekidesse. Ta ei rääkinud Moskvast. Ta rääkis Eestist. Ta uskus, et ta päästab Eestit. Aga kas Kortelaineni haigus mõjutas ka tema otsuseid? Kas diabeet ja kõrge vererõhk tegid ta paranoid? Hilisemaks. Doktor V ütleb, et võimalik. Kui keha on stressis, siis ka meel on stressis, ütleb ta. Kortelainen elas pidevalt hirmutundes. Ja see hirm võis muuta tema otsuseid. Võib-olla ta nägi ohte, mida ei olnud. Võib-olla ta uskus, et kõik on tema vastu. Aga võib-olla ta oli ka õigel teel. Sest ajalugu näitas, et kui need dokumendid oleksid jäänud Eestisse, siis oleks olnud kaos. Pärast Kortelaineni lahkumist Eestisse 1990. kaotas doktor V temaga kontakti. Ma kuulsin, et ta elab Moskvas, ütleb arst. Ma kuulsin, et ta on haige. Aga ma ei saanud teda külastada. Sest ma teadsin, et kui ma lähen tema juurde, siis keegi hakkab küsima küsimusi, miks ma teda külastab. Mis ma tean? Ja ma ei tahtnud olla osa sellest loost. Aga kui doktor V kuulis Kortelaineni surmast 1906. ei olnud ta üllatunud. Ma teadsin, et see tuleb, ütleb ta. Tema keha ei suutnud enam vastu pidada. Aga ma mõtlen ikka, kas ta suri loomulikku surma või kas keegi aitas teda. See küsimus jääb vastuseta. Aga üks asi on kindel, Kortelaineni haigus oli osa tema loost. See selgitab, miks ta oli nii kiire viia dokumendid Moskvasse. See selgitab, miks ta ei usaldanud kedagi. See selgitab, miks ta elas oma viimased aastad Moskvas nagu kummitus olemas, aga nähtamatu. Aga kas see õigustab tema tegusid? Kas haigus annab inimesele õiguse muuta ajalugu? Või kas Kortelainen oleks teinud samu otsuseid, isegi kui ta oleks olnud terve? Doktor V lõpetab oma loo ühe mõttega, Kortelainen ei olnud kurja mees. Ta oli haige mees, kes elas võimatus olukorras. Ta tegi otsuseid, mida ta uskus olevat õiged. Aga kas nad olid õiged? Seda saab otsustada ainult ajalugu. Ja ajalugu on ikka veel kirjutamata. Kujutage ette ruumi, mida ei ole olemas üheski ametlikus plaanis. Ruumi, kuhu pääseb ainult läbi 3 lukustatud ukse, mida valvavad mehed, kes ei küsi kunagi nimesid. Ruumi, kus õhk on paks tolmust ja saladusest, kus seinad on kaetud riiulitega, mis pakatavad toimikutest, mida ei tohi kunagi avada. See ruum asus Tallinna peakorteri sügavuses, 4 korrust maa all ja ainult 6 inimest kogu Eestis teadsid selle täpset asukohta. Karl Kortelainen käis seal iga nädal, alati üksi, alati öösel, kui hoone oli tühi. Mida ta seal tegi? Miks ta veetis tunde selles ruumis, kus ei olnud aknaid ega värsket õhku? Endine valve, kes nõustus rääkima esimest korda pärast 35 aasta vaikimist, ütleb, ta luges. Ta luges toimikuid, mida isegi teised juhid ei tohtinud näha. Ja mõnikord, kui ta tuli välja, olid tema käed mustad tindist ja tema nägu oli valge nagu sein. Ma küsisin kord, mida ta seal teeb, aga ta vaatas mind nii, et ma ei julgenud enam kunagi küsida. Mis olid need toimikud? Miks Kortelainen pidi neid lugema üksi, pimeduses, nagu mees, kes otsib midagi, mida ta kardab leida?
Ja kõige olulisem, kas see, mida ta seal leidis, pani ta otsustama, et need dokumendid peavad kaduma igaveseks. See salaruum ei olnud lihtsalt arhiiv. See oli süda, mis pumpas saladusi läbi kogu Eesti süsteemi. Seal olid toimikud, mis ei läinud kunagi ametlikku registrisse. Seal olid fotod, mis ei tohtinud kunagi näha päevavalgust. Seal olid lindistused, mis salvestati salaja, ilma et isegi lindistatud inimesed teaksid. Ja seal oli midagi veel, midagi, mida isegi Kortelaineni lähimad kolleegid ei teadnud. Endine valve mäletab, ühel ööl 1988 tuli Kortelainen välja sellest ruumist ja kandis 2 suurt kotti. Ma küsisin, kas ma saan aidata, aga ta ütles, kui sa puudutad neid kotte, siis sa ei näe homme päikest. Ma ei puudutanud. Aga ma nägin, et kotid olid rasked ja et Kortelainen higistas, kuigi ruum oli külm. Mis oli neis kottides? Kuhu ta need viis? Ma ei tea. Aga ma tean, et järgmisel päeval oli see ruum tühi. Kõik riiulid olid puhtad. Nagu seda ruumi poleks kunagi olnudki. Aga miks Kortelainen tühjendas selle ruumi just 1988? See oli aasta enne Berliini müüri langemist, aasta enne, kui Eesti hakkas avalikult rääkima iseseisvusest. Kas Kortelainen nägi juba siis, et lõpp on tulemas? Kas ta mõistis, et need dokumendid, need kõige salajasemad dokumendid, ei tohi kunagi jääda Eestisse? Üks endine KGB-analüütik, kes töötas Kortelaineni all, ütleb, Kortelainen ei olnud loll, ta luges lääne ajalehti, ta kuulas Soome raadiot, ta rääkis Moskva kolleegidega. Ta teadis, et Nõukogude Liit on suremas. Ja ta teadis, et kui Eesti saab iseseisvaks, siis esimene asi, mida uus valitsus teeb, on avada KGB-arhiivid. Aga kui need arhiivid on tühjad, siis ei ole midagi avada. Kas see tähendab, et Kortelainen hakkas planeerima dokumentide vargust juba 1988. aasta enne, kui keegi teine mõtles sellele? Aga vaatame seda salaruumi lähemalt. Mis seal oli? Endine valve, kes pääses sinna ainult kord päeval, kui ruumi tühjendati, mäletab, ma nägin toimikuid, mis olid märgistatud punase tärniga. See tähendas, et need olid kõige salajasemad, isegi salajasemad kui 0544 toimikud. Ma nägin fotosid, kus olid inimesed, keda ma tundsin, inimesed, kes olid kuulsad, inimesed, kes olid austatud. Aga fotodel nad ei olnud kuulsad ega austatud. Nad olid teistsugused. Nad olid koos inimestega, kellega nad ei pidanud olema. Nad tegid asju, mida nad ei pidanud tegema. Ja ma mõistsin, need fotod võivad hävitada nende elu. Aga ma mõistsin ka, kui need fotod tulevad välja, siis nad hävitavad ka Eesti. Sest inimesed, kes on fotodel, on inimesed, kes juhivad Eestit täna. See on võti kogu loo mõistmiseks. Kortelainen ei viinud Moskvasse lihtsalt toimikuid. Ta viis Moskvasse tõendi, et Eesti uus eliit ei ole nii puhas, kui nad tahavad näida. Ta viis Moskvasse võimu šantažeerida, võimu kontrollida, võimu hävitada. Aga kas ta kasutas seda võimu? Või kas ta lihtsalt hoidis seda kui kindlustust, teades, et kui ta kunagi vajab kaitset, siis need dokumendid on tema kilp? Aga siin on kõige salapärasem detail, mõned inimesed usuvad, et see salaruum ei olnud ainus. Nad usuvad, et Kortelainenile oli veel ruume, mida isegi tema lähimad kolleegid ei teadnud. Üks endine KGB-ohvitser, kes töötas Tallinna peakorteris 1980-ndatel, ütleb, ma kuulsin kuulujutte, et Kortelainenile on tunnel, mis ühendab peakorterit teise hoonega, mis ei ole ametlikes plaanides. Ma ei usu, et see on tõsi. Aga ma tean, et Kortelainen kadus mõnikord tundideks ja keegi ei teadnud, kus ta on, kas ta oli selles tunnelis. Kas ta oli teises ruumis? Ma ei tea. Aga ma tean, et kui keegi küsis, kus ta on, siis vastus oli alati sama, ta on koosolekul. Aga millises koosolekus? Kellega? Mitte keegi ei teadnud. Kas need tunnelid on tõesti olemas? Kas Kortelainenile oli salajane võrgustik, mis ulatus sügavamale, kui keegi arvab? Täna, aastakümneid hiljem, on Tallinna KGB endine peakorter muudetud muuseumiks. Aga mõned ruumid on endiselt suletud. Mõned uksed on endiselt lukustatud. Ja mõned inimesed usuvad, et kui need uksed ühel päeval avanevad, siis me leiame midagi, mis muudab kõike, mida me arvame teadvat Karl Kortelainenist ja tema saladusest. Aga tagasi selle öö juurde, kui Kortelainen tühjendas salaruumi. Kuhu ta viis need kotid?
Endine valve ütleb, ma nägin, kuidas ta pani need oma auto pagasiruumi. Aga see auto ei läinud tema koju. See auto läks sadama poole. Ma tean seda, sest ma jälgisin teda. Ma tean, et ma ei pidanud seda tegema, aga ma tahtsin teada. Ja ma nägin, kuidas ta kohtus sadamas mehega, keda ma ei tundnud. Mees võttis kotid ja kadus laeva. Milline laev? Kuhu see laev läks? Ma ei tea. Aga ma tean, et Kortelainen seisis sadamas kaua pärast seda, kui laev oli lahkunud. Ta seisis seal ja vaatas merd, nagu mees, kes on just kaotanud midagi väga olulist. Kas need kotid jõudsid Moskvasse? Või kas need läksid kuhugi mujale, võib-olla Leningradi, võib-olla isegi välismaale? Kas Kortelainenile oli veel saladusi, mida isegi Moskva ei teadnud? Ja kui need kotid sisaldasid kõige salajasemaid dokumente, siis miks ta ei viinud neid koos teiste dokumentidega 1989. ja 1990? Kas ta kartis, et kui kõik dokumendid on ühes kohas, siis keegi võib need leida? Või kas ta tahtis hoida mõned dokumendid eraldi, dokumendid, mis olid tema isiklik kindlustus, mitte Moskva omand? Need küsimused jäävad vastuseta. Aga üks asi on kindel, Karl Kortelainen ei olnud lihtsalt kapohvitser, kes täitis käske. Ta oli strateegiline mõtleja, kes mängis oma mängu, mida isegi Moskva ei mõistnud täielikult. Ja see salaruum, see tühi ruum 4 korrust maa all, on sümbol sellest mängust, sümbol saladusest, mis ei kao kunagi, isegi kui dokumendid on kadunud. Igal režiimil on oma arhiiv. Aga igal arhiivil on ka oma saladus, mida ei kirjutata kunagi üles, saladus, mida ei räägita kunagi valjusti, saladus, mis elab ainult nende inimeste mälus, kes olid seal, kui see loodi. Karl Kortelaineni arhiiv ei olnud erand. Aga tema arhiivil oli midagi erilist, midagi, mis eristab seda kõigist teistest ka arhiividest kogu Nõukogude Liidus. See ei olnud lihtsalt kogu dokumentide kogum. See oli relv. Relv, mis oli loodud mitte ainult vaenlaste vastu, vaid ka sõprade vastu. Relv, mis võis hävitada nii dissidente kui ka lojaalseimaid kommuniste. Ja kõige olulisem, see oli relv, mis oli loodud selleks, et seda ei kasutata kunagi. Sest selle jõud ei olnud selles, mida see paljastas, vaid selles, mida see võis paljastada. Täna, esimest korda pärast 35 aasta vaikimist, räägib endine arhivaar, kes töötas Kortelaineni all 1980-ndatel, me ei loonud arhiivi selleks, et seda avada. Me lõime selle selleks, et inimesed teaksid, et see on olemas. Ja see teadmine oli piisav, et hoida neid vait. See arhivaar, keda kutsutakse lihtsalt EA, oli mees, kes kataloogis iga dokumendi, mis tuli Kortelaineni lauale. Ta mäletab esimest päeva, kui ta hakkas tööle 1983. Kortelainen kutsus mind oma kabinetti ja ütles, sa näed siin asju, mida sa ei tohi kunagi kellelegi rääkida. Mitte oma naisele, mitte oma lastele, mitte isegi iseendale, kui sa oled üksi. Sest kui sa räägid, siis sa ei ela järgmist päeva. Ma mõtlesin, et ta liialdab. Aga siis ta näitas mulle esimest toimikut. Ja ma mõistsin, ta ei liialdanud. Mis oli selles toimikus? Ei ütle täpselt, aga ta vihjab, see oli inimene, keda kõik austasid. Inimene, kes rääkis vabadusest. Aga selles toimikus olid fotod, mis näitasid, et ta ei rääkinud alati vabadusest. Mõnikord ta rääkis hoopis teistest asjadest, mis oleksid hävitanud tema maine igaveseks. Aga kuidas Kortelainen kogus neid dokumente? Kuidas ta teadis, keda jälgida, keda salvestada, keda pildistada? Selgitab, Kortelainenile oli süsteem. Ta ei jälginud kõiki. Ta jälgis ainult neid, kes olid olulised inimesed, kes võisid ühel päeval muutuda võimukandjateks. Ta ütles mulle kord, me ei pea teadma, mida teeb tavaline inimene. Me peame teadma, mida teeb inimene, kes võib homme olla minister. Ja nii me jälgisime neid inimesi, mitte sellepärast, et nad olid ohtlikud täna, vaid sellepärast, et nad võisid olla ohtlikud homme. See oli Kortelaineni geenius, ta ei mõtlenud täna, ta mõtles homme. Ta ei kogunud dokumente selleks, et neid kasutada kohe, vaid selleks, et neid kasutada tulevikus. Ja kui tulevikus tuli, kui Eesti hakkas liikuma iseseisvuse poole, olid need dokumendid valmis. Aga kas Kortelainen kasutas neid? Ütleb, mitte otseselt. Aga ta lasi inimestel teada, et need on olemas. Ta kutsus mõnikord inimesi oma kabinetti ja pani nende ette toimiku. Ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt lasi neil vaadata.
Ja siis ta küsis, kas sa tahad, et see toimik jääb siia või läheb Moskvasse. Enamik inimesi valis, et see jääb siia. Ja nad tegid, mida Kortelainen tahtis. Aga mis juhtus nende toimikutega, miski jäid siia? Kas Kortelainen hävitas need? Või kas ta hoidis neid kui kindlustust? A ütleb, ma ei tea. Aga ma tean, et mõned toimikud kadusid. Mitte kõik, aga mõned. Ja ma tean, et need inimesed, kelle toimikud kadusid, olid hiljem väga lojaalsed Kortelainenile. Nad ei rääkinud kunagi tema vastu. Nad ei kritiseerinud kunagi tema otsuseid. Nad lihtsalt täitsid, mida ta käskis. Siin tuleb kõige salapärasem osa. Mõned inimesed usuvad, et Kortelainen ei viinud kõiki dokumente Moskvasse. Nad usuvad, et ta jättis mõned dokumendid Eestisse, dokumendid, mis on endiselt peidetud kusagil, oodates õiget hetke, et ilmuda välja. A ei kinnita ega lükka seda tagasi. Aga ta ütleb, Kortelainen oli tark mees. Ta ei pannud kunagi kõiki mune ühte korvi. Kui kõik dokumendid oleksid Moskvas, siis Moskva kontrollib neid. Aga kui mõned dokumendid on kusagil mujal, siis Kortelainen kontrollib neid. Või vähemalt ta kontrollis neid, kuni ta elas. Aga kus need dokumendid võivad olla? Mõned inimesed usuvad, et need on peidetud Tallinna vanalinnas, vanas majas, mis kuulus kunagi KGB-le, aga mis on nüüd eraomandis. Teised usuvad, et need on peidetud maal, talus, mis oli Kortelaineni isiklik puhkekoht. Kolmandad usuvad, et need on peidetud välismaal, võib-olla Soomes, võib-olla Rootsis, võib-olla isegi kaugemal. Aga keegi ei tea kindlalt. Ja see on Kortelaineni viimane nali, isegi pärast tema surma, me ei tea, kus on kõik tema saladused. A lõpetab oma loo ühe mõttega, Kortelainen ütles mulle kord, arhiiv ei ole lihtsalt paberite kogum. See on mälu. Ja mälu ei kao kunagi, isegi kui paberid põlevad. Ma ei mõistnud siis, mida ta silmas pidas. Aga nüüd ma mõistan. Ta rääkis sellest, et isegi kui dokumendid on kadunud, siis inimesed mäletavad. Nad mäletavad, mida nad tegid. Nad mäletavad, mida nad ütlesid. Ja see mälu on piisav, et hoida neid vait. Aga kas see on õige? Kas inimesed peaksid elama hirmutundes, et nende minevik võib ühel päeval ilmuda välja? Või kas nad peaksid saama teise võimaluse elada ilma hirmuta, isegi kui nad tegid vigu minevikus? See on küsimus, millele Eesti ühiskond ei ole veel vastanud. Ja võib-olla me ei vasta kunagi. Sest vastus nõuab, et me teeme valiku, kas me tahame tõde või kas me tahame rahu. Ja mõnikord need kaks ei saa koos eksisteerida. Iga suure loo taga on väike inimene, keda keegi ei märka, inimene, keda keegi ei kahtlusta, inimene, kes on nii tavaline, et ta muutub nähtamatuks. Karl Kortelaineni loos oli see inimene mees nimega Jüri, lihtsalt Jüri, ilma perekonnanimeta, sest isegi täna, 35 aastat hiljem, ei julge ta öelda oma täisnime. Jüri oli Kortelaineni juht, mitte ametlik juht, vaid isiklik juht, mees, kes viis Kortelaineni igale poole, kuhu ta tahtis minna, ilma et keegi teaks. Ja Jüri nägi kõike. Ta nägi kohtumisi, mida ei olnud ametlikes kalendrites. Ta nägi inimesi, kes tulid Kortelaineni juurde öösel, läbi tagaukse. Ta nägi kotte, mis laaditi autosse ja mis kadusid järgmiseks hommikuks. Ja kõige olulisem, ta nägi inimest, kes reetis Kortelaineni. Täna, esimest korda pärast aastakümnete vaikimist, Jüri räägib. Ja see, mida ta ütleb, muudab kõike. Jüri mäletab täpselt päeva, kui ta mõistis, et midagi on valesti. See oli oktoobris 1989, vaid 2 kuud enne Berliini müüri langemist. Kortelainen käskis mul sõita teda kohta, kus ma ei olnud kunagi varem käinud, ütleb Jüri. See oli väike maja Tallinna äärelinnas, tavaline maja, mida keegi ei märkaks. Aga kui me jõudsime sinna, siis Kortelainen ütles mulle, oota siin. Ja kui sa näed kedagi tulemas, siis anna mulle märku. Ma küsisin, keda ma pean otsima, aga ta ei vastanud. Ta lihtsalt läks majja. Jüri ootas pool tundi. Ja siis ta nägi midagi, mis pani ta südame kiiremini lööma. Teine auto peatus maja ees. Ja sellest autost väljus mees, keda Jüri tundis, mees, kes oli Kortelaineni lähem kolleeg, mees, keda Kortelainen usalda rohkem kui kedagi teist. Ma andsin Kortelainenile märku, ütleb Jüri. Aga ta ei tulnud välja. Ta jäi majja. Ja see teine mees läks ka majja. Ma ei mõistnud, mis toimub.
Kas see oli planeeritud kohtumine? Või oli see midagi muud? Jüri ootas veel pool tundi. Ja siis Kortelainen tuli välja. Tema nägu oli valge, ütleb Jüri. Ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt istus autosse ja ütles, sõida. Ma küsisin, kuhu, aga ta ütles, lihtsalt sõida. Ja nii ma sõitsin. Me sõitsime läbi Tallinna, ilma sihita, lihtsalt sõitsime. Ja kogu aeg Kortelainen vaatas tagasi, nagu ta otsiks kedagi, kes jälgib meid. Aga mis juhtus selles majas? Jüri ei tea täpselt, aga ta kuulis hiljem kuulujutte. Inimesed rääkisid, et see teine mees, see kolleeg oli reetja, ütleb Jüri. Nad rääkisid, et ta oli andnud Moskvale informatsiooni Kortelaineni kohta. Nad rääkisid, et Moskva ei usaldanud enam Kortelaineni ja et nad tahtsid teda asendada. Aga Kortelainen sai sellest teada. Ja see kohtumine selles majas oli tema viis öelda sellele mehele, ma tean, mida sa tegid. Aga kes oli see reetja? Jüri ei ütle nime, aga ta annab vihjeid, ta oli mees, kes töötas Kortelaineni all juba aastaid. Ta oli mees, keda Kortelainen pidas oma sõbraks. Aga ta oli ka mees, kes tahtis Kortelaineni kohta. Ja kui ta nägi, et Nõukogude Liit on suremas, siis ta mõtles, kui ma reedan Kortelaineni nüüd, siis võib-olla Moskva annab mulle tema koha. Aga ta ei mõistnud ühte asja, Kortelainen oli alati sammu ees. Pärast seda kohtumist muutus Kortelainen. Ta ei usaldanud enam kedagi, ütleb Jüri. Ta hakkas kohtuma inimestega ainult üksi. Ta hakkas viima dokumente ise, ilma abita. Ta hakkas elama nagu mees, kes teab, et tema päevad on loetud. Aga kas Kortelainen kätte maksis reetjale? Jüri ütleb, ma ei tea. Aga ma tean, et see mees kadus. Mitte kohe, aga mõne kuu pärast. Inimesed rääkisid, et ta läks Moskvasse. Teised rääkisid, et ta läks välismaale. Aga keegi ei näinud teda enam kunagi Eestis. See reetmine selgitab palju. See selgitab, miks Kortelainen kiirustab dokumentide vargusega. See selgitab, miks ta ei usaldanud enam isegi oma lähimaid kolleege. See selgitab, miks ta viis dokumendid Moskvasse ise, ilma et keegi teine teaks täpseid sihtkohti. Aga see tekitab ka uusi küsimusi, kas see reetja oli ainuke? Või olid veel inimesed, kes tahtsid Kortelaineni kukutada? Ja kui Kortelainen teadis reetjast, siis miks ta ei vahistanud teda? Miks ta lihtsalt lasi tal kaduda? Jüri uskub, et ta teab vastust, Kortelainen ei vahistanud teda, sest ta tahtis, et see mees elab hirmutundes. Ta tahtis, et see mees teab, et Kortelainen teab. Ja see hirm oli hullem kui ükski vangla. Aga kas see töötas? Kas see reetja elas hirmutundes? Jüri ütleb, ma ei tea, kus ta on täna. Aga ma tean, et kui ta elab, siis ta mõtleb Kortelainenist iga päev. Sest ta teab, et Kortelainen võis jätta midagi maha, midagi, mis võib ühel päeval tulla välja ja hävitada tema elu. Jüri lõpetab oma loo ühe mõttega, Kortelainen ütles mulle kord, pärast seda kohtumist selles majas, Jüri, kui sa tahad ellu jääda selles maailmas, siis pead meeles pidama ühte asja, usalda kedagi, aga mitte täielikult. Sest isegi parim sõber võib saada sinu halvimaks vaenlaseks, kui olukord muutub. Ma ei mõistnud siis, mida ta silmas pidas. Aga nüüd ma mõistan. Ta rääkis iseendast. Ta rääkis sellest, kuidas ta elas, alati valvel, alati kahtlustades, alati üksi. Aga kas see on viis elada? Kas inimene, kes ei usalda kedagi, võib kunagi olla õnnelik? Või kas Kortelainen ohverdas oma õnne selleks, et kaitsta saladusi, mida ta kandis? Need on küsimused, millele me ei saa kunagi vastata. Aga üks asi on kindel, Karl Kortelainen elas ja suri üksi. Ja võib-olla see oli tema valik. Või võib-olla see oli ainus valik, mis tal oli. Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub rääkima mees, kes oli Karl Kortelaineni kõige lähedasem usaldusalune, mees, kes teadis iga saladust, iga nime, iga dokumenti, mis lahkus Eestist nende saatuslike aastate jooksul 1989 kuni 1990. Tema nimi on Aleksander, aga ka ringkondades tunti teda lihtsalt kui varjud, sest ta oli alati seal, kus Kortelainen oli, aga keegi ei märganud teda kunagi. Täna, istudes väikeses korteris Moskva äärelinnas, kus kardinad on alati suletud ja kus telefon on lahti ühendatud seinast, räägib Aleksander esimest korda. Tema käed värisevad, kui ta avab vana kohvri, mis on peidetud kapipõhja.
Sealt tuleb välja kollane ümbrik, mille peal on ainult üks sõna, testament. Kortelainen andis mulle selle 1991, ütleb Aleksander, tema hääl vaevalt kuuldav. Ta ütles, kui minuga midagi juhtub, siis avad selle. Aga ainult siis, kui sa oled kindel, et aeg on õige. Ma ei ole seda kunagi avanud. Kuni täna. Mis on selles ümbrikis? Kas see on nimekiri inimestest, keda Kortelainen päästis? Või on see midagi muud, midagi, mis võib lõhkuda kõik, mida me arvame teadvat Eesti taasiseseisvumise ajaloost? Aleksander avab ümbriku aeglaselt, nagu mees, kes avab Pandora laeka, teades, et sealt võib tulla välja midagi, mida ei saa enam tagasi panna. Ümbrikust tuleb välja 3 lehte, käsitsi kirjutatud, Kortelaineni enda käekirjaga. Esimesel lehel on kuupäev, 31. detsember 1989. See oli päev, mil Kortelainen tegi otsuse, mis muutis kõike. Ma loen seda esimest korda valjusti, ütleb Aleksander, ja tema hääl murdub. Siin on kirjutatud, kui sa loed seda, siis ma olen juba läinud. Aga enne kui ma lähen, pean sa teadma tõde. Ma ei viinud dokumente Moskvasse Moskva pärast. Ma viisin need sinna Eesti pärast. Sest ma teadsin, et kui need dokumendid jäävad siia, siis Eesti ei ela üle esimest aastat iseseisvusena. Rahvas läheks tükeldatuks. Perekondades puhkeksid sõjad. Sõbrad muutuksid vaenlasteks. Ja kõik see sellepärast, et inimesed tahaksid teada, kes oli puhas ja kes oli määrdunud. Aga tõde on, keegi ei olnud puhas. Me kõik elasime süsteemis, mis sundis meid tegema valikuid, mida me ei tahtnud teha. Ja ma otsustasin, et parem on elada valetusega, mis hoiab rahva koos, kui tõega, mis lõhub rahva pooleks. Aleksander peatub ja vaatab aknast välja, kuigi kardinad on suletud. Kas ta oli õigel teel, küsib ta rohkem iseendale kui mulle. Kas vale, mis päästab rahva, on parem kui tõde, mis hävitab selle? Need on küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Aga Kortelaineni kirjas on veel midagi, mis muudab kõike veelgi keerulisemaks. Teisel lehel on nimekiri. Mitte pikk nimekiri, ainult 12 nime. Need on inimesed, ütleb Aleksander, kes teadsid täpselt, mida Kortelainen tegi. Need on inimesed, kes aitasid tal dokumente pakkida, kes organiseerisid transpordi, kes teadsid sihtkohti. Ja vaadake, mõned neist nimedest on täna Eesti ühiskonnas väga kõrgel positsioonil. Nad ei ole enam ka ohvitserid. Nad on ärinimesed, poliitikud, nõustajad. Nad on need, kes ehitasid uut Eestit. Aga nad ehitasid seda valetuse alusel, valetuse, mida Kortelainen neile andis. Aga 3. leht on kõige salapärasem. Seal ei ole nimesid. Seal on ainult üks lause, kõik ei läinud Moskvasse. Mõned jäid. Ja need, mis jäid, on turvalisemas kohas, kui Moskva kunagi võiks olla. Aleksander vaatab mind ja ütleb, ma ei tea, mida see tähendab. Ma ei tea, kus need dokumendid on, aga ma tean, et Kortelainen ei pannud kunagi kõiki mune ühte korvi. Kui kõik dokumendid oleksid Moskvas, siis Moskva kontrollib neid. Aga kui mõned on kusagil mujal, siis keegi ei kontrolli neid. Või vähemalt keegi ei tea, kus nad on. Kas see tähendab, et kusagil Eestis või võib-olla välismaal on endiselt peidetud dokumendid, mis võivad ühel päeval ilmuda välja ja muuta kõike? Aleksander ei tea. Aga ta ütleb, Kortelainen oli mees, kes mõtles alati 10 sammu ette. Kui ta ütles, et mõned dokumendid jäid, siis ma usun teda. Aga kas need dokumendid on endiselt olemas? Või kas keegi leidis need ja hävitas? Seda ma ei tea. Aga miks Aleksander räägib alles nüüd? Miks ta hoidis seda ümbrikku 35 aastat, ilma et ta oleks seda avanud? Sest ma kartsin, ütleb ta ausalt. Ma kartsin, et kui ma avan selle, siis keegi tuleb minu järele. Moskva või Eesti või keegi muu. Aga nüüd ma olen vana. Ma olen 72-aastane. Mul ei ole palju aega jäänud. Ja ma mõtlesin, kui ma suren ilma, et ma oleksin seda kellelegi öelnud, siis see tõde sureb koos minuga. Ja võib-olla inimesed peaksid teadma. Võib-olla nad peaksid teadma, et Kortelainen ei olnud kurja mees. Ta oli lihtsalt mees, kes tegi valiku, mida ta uskus olevat õige. Aga kas see valik oli õige? Aleksander ei tea. Aga ta ütleb, ajalugu otsustab. Mitte mina. Mitte sina. Ajalugu.
Aga siin on kõige huvitavam detail. Aleksander ütleb, et Kortelainen kohtus enne oma surma 1906 ühe inimesega Eestist, kes tuli Moskvasse salaja. Ma ei tea, kes see inimene oli, ütleb Aleksander. Aga ma tean, et Kortelainen andis talle midagi. Ma nägin, kuidas ta andis talle ümbriku, sarnast ümbriku nagu see, mille ta andis mulle. Ja ma kuulsin, kuidas Kortelainen ütles, kui aeg on õige, siis sa tead, mida teha. Kes oli see inimene? Mis oli selles ümbrikis? Ma ei tea. Aga ma tean, et see inimene lahkus Moskvast järgmisel päeval. Ja 2 päeva hiljem Kortelainen suri. Kas see on juhus? Või kas see kohtumine oli seotud Kortelaineni surmaga? Aleksander ei julge spekuleerida. Aga ta ütleb, ma ei usu juhuseid. Mitte selles maailmas. Kujutage ette nimekirja, mis ei tohiks kunagi eksisteerida, nimekirja, kus on 15 nime, kõik käsitsi kirjutatud, ilma pealkirjata, ilma kuupäevata, lihtsalt nimed ja numbrid. See nimekiri leiti Karl Kortelaineni isiklikust seifast Moskvas pärast tema surma 1906. Aga see nimekiri ei jõudnud kunagi ametlikesse arhiividesse. See kadus nii kiiresti ja nii täielikult, et isegi inimesed, kes nägid seda, hakkasid kahtlema, kas nad nägid seda üldse. Aga üks inimene mäletab. Üks inimene, kes töötas Moskva KV arhiivis 1906, mäletab seda nimekirja nii selgelt, nagu ta oleks näinud seda eile. See oli must nimekiri, ütleb ta täna, istudes väikeses kohvikus Moskva kesklinnas, kus keegi ei tunne teda. Mitte nimekiri inimestest, kes pidid surema. Vaid nimekiri inimestest, kes pidid vaikima. Igavesti. Kes olid need 15 inimest? Miks nende nimed olid Kortelaineni kõige isiklikumas seifis? Ja kõige olulisem, kes võttis selle nimekirja ja miks see kadus nii kiiresti? See arhivaar, keda kutsutakse lihtsalt Gem, oli mees, kes kataloogis Kortelaineni isiklikke asju pärast tema surma. Ma avasin seifi ja seal oli see ümbrik, ütleb ta. Ma teadsin kohe, et see on midagi olulist, sest see oli peidetud teiste dokumentide alla, nagu Kortelainen oleks tahtnud, et keegi ei leia seda kohe. Ma avasin ümbriku ja nägin nimekirja. 15 nime. Kõik Vene nimed. Kõik Moskvaga kõrgemate ohvitseride nimed. Ja iga nime kõrval oli number, summa rublas. Mõned summad olid väikesed, 10 000 rubla. Teised olid suured, 100 000 rubla. Aga kõik need summad kokku moodustasid miljoneid. Mis olid need summad? Kas need olid maksed, mida Kortelainen sai dokumentide varguse eest? Või olid need maksed, mida ta maksis teistele, et nad aitaksid tal? Me ei tea kindlalt, aga ta uskub, need olid maksed, mida Kortelainen sai. Iga kord, kui dokumendid liikusid, keegi sai oma osa. Ja Kortelainen kirjutas kõik üles. Mitte sellepärast, et ta tahtis neid raha, vaid sellepärast, et ta tahtis tõendeid. Tõendeid, et kui Moskva üritab teda ohvriks tuua, siis tal on midagi, millega end kaitsta. Aga miks see nimekiri kadus? Ütleb, ma panin selle tagasi ümbriku ja viisin selle oma ülemusele. Ma ütlesin, see on oluline. See peab minema arhiivi. Aga mu ülemus vaatas nimekirja ja tema nägu muutus valgeks. Ta ütles, kust sa selle said? Ma ütlesin, Kortelaineni seifast. Ja siis ta ütles midagi, mida ma ei unusta kunagi, see nimekiri ei eksisteeri. Sa ei näinud seda. Ma ei näinud seda. Keegi ei näinud seda. Ja ta võttis nimekirja ja läks. Ma ei näinud seda enam kunagi. Aga miks? Miks see nimekiri pidi kaduma? Uskub, et ta teab, sest kui see nimekiri oleks tulnud välja, siis see oleks hävitanud 15 Moskva kõrgeimat kapohvitseri. Need olid inimesed, kes olid 1990-ndatel endiselt võimul. Need olid inimesed, kes said hiljem olulisteks Venemaa julgeolekustruktuurides. Kui nende nimed oleksid seotud korruptsiooniga, siis nende karjäärid oleksid lõppenud. Ja nad ei lasknud sellel juhtuda. Aga kas Kortelainen teadis, et see nimekiri võib olla tema surmaotsus? Uskub, et jah. Kortelainen ei olnud loll, ütleb ta. Ta teadis, et kui ta hoiab seda nimekirja, siis ta on ohtlik. Aga ta hoidis seda ikkagi. Miks? Sest see oli tema kindlustus. See oli tema viis öelda neile 15 mehele, kui te mind puudutate, siis ma võtan teid kaasa. Aga see ei töötanud.
Sest nad said aru, et ainus viis end kaitsta on hävitada Kortelainen enne, kui ta hävitab neid. Kas see tähendab, et Kortelaineni surm ei olnud loomulik? Me ei ütle seda otseselt, aga ta vihjab, ma ei usu juhuseid. Mees, kes oli terve kogu oma elu, sureb äkki südameinfarkti. Päev pärast seda, kui keegi Eestist külastab teda. 2 päeva pärast seda, kui tema seif avatakse ja seal leitakse nimekiri, mis võib hävitada 15 võimsat meest. Ma ei usu juhuseid. Aga kes olid need 15 meest? Me ei ütle nimesid, aga ta annab vihjeid, mõned neist on täna pensionil. Teised on surnud. Aga mõned on endiselt võimul, mitte Venemaal, vaid teistes riikides. Nad on nõustajad, äriinimesed, isegi diplomaadid. Nad on need, kes ehitasid oma karjääre Nõukogude Liidu varemetel. Ja nad ehitasid neid karjääre rahaga, mida nad said Kortelainenilt, rahaga, mis tuli dokumentide vargusest. Kas see tähendab, et dokumentide vargus ei olnud ainult poliitiline operatsioon, vaid ka äri, kus kõik osapooled said oma osa? Me ütleb, täpselt. See ei olnud ideoloogia. See oli raha. Ja raha ei kao kunagi. See lihtsalt liigub ühest taskust teise. Aga siin on kõige salapärasem detail. Me ütleb, et enne kui see nimekiri kadus, jõudis ta teha midagi, mida ta ei pidanud tegema. Ma tegin koopia, ütleb ta vaikselt. Ma teadsin, et see on ohtlik. Ma teadsin, et kui keegi saab teada, siis ma olen surnud. Aga ma tegin seda ikkagi. Sest ma mõtlesin, kui see nimekiri kaob, siis tõde kaob koos sellega. Ja ma ei tahtnud, et tõde kaob. Kus see koopia on täna? Me ei ütle. Aga ta ütleb, see on turvalisemas kohas, kui Moskva kunagi võiks olla. Ja ühel päeval, kui aeg on õige, see tuleb välja. Aga mitte täna. Mitte homme. Aga ühel päeval. Kas see päev tuleb kunagi? Me ei tea. Aga ta ütleb, ajalugu on pikk. Ja saladused ei kao kunagi. Nad lihtsalt ootavad. Iga loo lõpus on vaikus, mis on kõnekam kui ükski sõna, vaikus, mis jätab rohkem küsimusi kui vastuseid, vaikus, mis paneb meid mõtlema, kas me tahame tõesti teada tõde või kas me eelistame elada illusiooniga. Karl Kortelaineni lugu lõpeb vaikimisega, tema enda vaikimisega, tema kaasosaliste vaikimisega, tema ohvrite vaikimisega. Aga see vaikimine ei ole tühi. See on täis saladusi, täis valikuid, täis ohvreid, mida me ei mõista kunagi täielikult. Täna, aastakümneid pärast seda, kui Kortelainen 5-15 veoautot täis dokumente Moskvasse, elab Eesti endiselt selle valiku varjus. Me ei tea täpselt, kes olid need nimed toimikutes. Me ei tea täpselt, mida need dokumendid sisaldasid. Me ei tea täpselt, kas Kortelainen päästis Eesti või kas ta lihtsalt päästis ennast. Aga me teame ühte asja, tema valik muutis ajalugu. Ja me elame selle valiku tagajärgedega iga päev. Vaatame, mis juhtus pärast Kortelaineni surma 1906. Tema keha kremeeriti kiiresti, nii kiiresti, et isegi tema lähedased ei jõudnud teda näha. Tema korter Moskvas tühjendati ja müüdi. Tema isiklikud asjad kadusid. Ja tema nimi kadus avalikust diskussioonist, nagu ta poleks kunagi eksisteerinudki. Aga inimesed, kes tundsid teda, mäletavad. Nad mäletavad meest, kes elas 2 maailma vahel, maailma, mis oli suremas, ja maailma, mis oli sündimas. Nad mäletavad meest, kes tegi valiku, mida keegi teine ei julgenud teha. Ja nad mäletavad meest, kes viis saladused Moskvasse ja kes ei rääkinud kunagi, miks ta seda tegi. Aga mis juhtus nende inimestega, kelle nimed olid neis kadunud toimikutes? Mõned neist said Eesti uue eliidi liikmeteks. Nad said poliitikuteks, äriinimesteks, kultuuritegelasteks. Nad ehitasid uut Eestit, mis oli vaba, demokraatlik, läänelik. Aga nad ehitasid seda valetuse alusel, valetuse, et nende minevik oli puhas. Kas nad magavad öösel rahulikult? Või kas nad näevad und Kortelainenist, kes tuleb nende juurde ja ütleb, ma päästsin sind? Aga millise hinnaga? Need on küsimused, millele ainult nemad saavad vastata. Aga nad ei vasta. Nad vaikivad. Nagu Kortelainen vaikis. Ja mis juhtus nende dokumentidega, mis läksid Moskvasse? Ametlikult need on endiselt seal, salajastes arhiivides, kuhu ei pääse keegi ilma kõrgeima loa. Aga kas need on tõesti seal? Või kas mõned neist on kadunud, müüdud, hävitatud või peidetud kusagil mujal?
Keegi ei tea kindlalt. Aga üks asi on kindel, need dokumendid on endiselt võimas relv. Relv, mida Moskva võib kasutada, kui ta tahab survestada Eestit. Relv, mida keegi teine võib kasutada, kui ta leiab need. Relv, mis ei kao kunagi, isegi kui paberid põlevad, sest mälu ei kao kunagi. Aga siin on kõige kurvem osa, me ei tea kunagi täielikku tõde. Me ei tea, kas Kortelainen oli kangelane või kurjategija. Me ei tea, kas ta päästis Eesti või kas ta lihtsalt päästis ennast. Me ei tea, kas tema valik oli õige või vale. Sest ajalugu ei ole mustvalge. Ajalugu on hall nagu Tallinna taevas novembris, hall nagu Kortelaineni elu, hall nagu valikud, mida ta tegi. Ja võib-olla see on õige. Võib-olla me ei pea teadma kõike. Võib-olla mõned saladused peaksid jääma saladuseks. Aga üks küsimus jääb, kas need dokumendid, mis Kortelainen väidetavalt jättis Eestisse või kuhugi mujale, on endiselt olemas. Kas kusagil on peidetud ümbrik, mis sisaldab nimesid, mis võivad muuta kõike? Kas keegi leiab need ühel päeval? Ja kui leiab, siis mis juhtub? Kas Eesti on valmis tõe jaoks? Või kas me eelistame elada valetusega, mis hoiab meid koos? Need on küsimused, millele me ei saa vastata täna. Aga võib-olla ühel päeval, võib-olla 10 aasta pärast, võib-olla 50 aasta pärast, keegi avab selle ümbriku. Ja siis me teame. Või võib-olla me ei taha teada. Karl Kortelainen suri Moskvas 1906. üksi, vaikselt, ilma et keegi oleks tema kõrval. Tema viimased sõnad on teadmata. Tema viimased mõtted on teadmata. Aga tema pärand elab edasi, pärand, mis on täis vastuolusid, täis saladusi, täis valikuid, mida me ei mõista kunagi täielikult. Ta oli mees, kes teadis liiga palju. Mees, kes kandis koormust, mida keegi teine ei suutnud kanda. Mees, kes tegi valiku, mis muutis ajaloo. Ja mees, kes viis saladused Moskvasse, teades, et need saladused võivad ühel päeval tulla tagasi ja kummitada neid, keda ta üritas kaitsta. Aga lõpuks jääb üks küsimus, mis on kõige olulisem, kas Kortelainen tegi õige asja? Kas ta päästis Eesti kodusõjalt, nagu ta uskus? Või kas ta lihtsalt edastas valu, edastas selle tulevastele põlvkondadele, kes peavad nüüd elama teadmisega, et nende ajalugu on ehitatud valetuse alusel? Me ei tea. Ja võib-olla me ei tea kunagi. Aga üks asi on kindel, Karl Kortelaineni lugu ei ole lõppenud. See jätkub iga kord, kui keegi küsib, kes olid need nimed. Miks need dokumendid kadusid? Ja keda Karl Kortelainen tõesti kaitses? Need küsimused elavad edasi. Ja võib-olla ühel päeval me saame vastused. Või võib-olla me ei taha neid. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, siis kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Karl Kortelaineni veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo idoolide kohta.